Tšekkige seda, mu 89-aastane vanaema näitab, kuidas ta teeb jõuharjutusi, et keha ja meel tugev püsiks. Esimeseks harjutuseks on ülakehatõmbed. Selle jaoks kasutab ta kummilinti, sest jõusaalis käimine on juba liiga raske, aga harjutused on vaja koduses tingimustes ikka ära teha. Teiseks harjutuseks on kummiga rinnalt surumine. Täna me õppisime, kuidas selle jaoks kindel seisak tekitada, piisavalt kaugele minna, et kumm oleks korralikult pingul ja ette-taha surumisel head kontrolli hoida, et lihas efektiivsemalt töötaks. Järgmisena näitas mu vanaema, kuidas ta kükke teeb. Ta kasutab selle jaoks üsna kõrget tooli ja harjutus oli tema jaoks juba päris lihtne. Ta ütles, et ta suudab üle 20 korduse teha. Selle tõttu otsustasime selle harjutuse tema jaoks raskemaks muuta ja hakkasime proovima kükke madalamalt aluselt. Esialgu ta vajas selle jaoks käte abi. Tagasiminekul sai ta ilma käteta ja pärast natukest harjutamist ta juba tundis, et kuigi harjutus on väljakutsuvam, ta saab ka ilma käte abita juba püsti. Üheks suureks eesmärgiks on mu vanaemal iseseisvalt maast üles saada. Selle tõttu harjutasime ka seda. Ta rääkis, et ta oli ühel öösel ennast voodist magades välja keeranud niimoodi, et ta pronsatas vastu maad ja enam sealt maast üles ei saanud. Pärast lühikest aega harjutamist õnnestus meil ka see. Juhhei! Vaatamata mitmetele seljahädadele ja liigesprobleemidele sai ta sellega hakkama ja pärast näitas kogu pererahvale, kaasa arvatud mu emale, ämmale, kuidas ta kükke teeb ja ennast heas vormis hoiab.